tere, tere ilusat päeva kõigile. Meie oleme siin Ritaga ja tutvustame täna teile siis Taro juttude teist osa ja Taro maailma. Mina olen Triinu Sirge, olen tarodega tegelenud juba 15, võib-olla juba varsti 20 aastat vahelduva eduga, viimased 7-8 aastat kindlasti hästi aktiivselt ja tarokaardid on saanud minu igapäevaelu osaks. Täna olen siin saatejuhi rollis ja meie tarojuttude külaliseks on Rita, kes siis on ka tarohuviline ja tarodega ning teiste selliste hingeliste teemadega hästi tuttav. Ja tänases vestluses tahamegi avada natuke taromaailma telgitaguseid, jagada enda kogemusi, olla inspiratsiooniks teile. Nii et veetke siis peatunnike meiega ja vaatame, mis siis see taromaailm täna meile ja ka teile avab. Nii et tere, Rita. Tere! Räägi siis kõigepealt, et kuidas sa ennast nimetad, et kes sa igapäevaelus oled ja millega tegeled? No igapäevaelus ma olen proua Rosen, et juhin väikest poekest, Mhm. püüan leida huvitavaid teenuseid ja tooteid, mida siis klientidele pakkuda. Ja samuti siis väikest sellist vaimset poolt ka, et tegelen tarudega, tegelen siis ruunidega, siis igasuguseid teisi vaimseid praktikaid, Mhm. millega siis saab neid kõike toredasti siduda. Ja võib-olla see olekski niisugune lühi kokkuvõte, et kes ma siis olen või mis ma siis teen. Ja mina võtsin täna spetsiaalselt enne meie vestlust ühe kotikese siia lauale ja tegelikult need on minu ruunid, mis ma olen ise teinud. Ma korjasin need Runo saarelt. Kas sa tead, mis saar see on? Ei ole kuulnudki. Ei ole kuulnudki. See saar tegelikult on algselt see, kus ruunid välja siis ruunid leiti või mõeldi või kuskilt nad sinna siis said. Ja tegelikult see saar asub Eestis ja selle saare nimi on Ruhnu. Nii et mul on ühe legendi kohaselt siis on need ruunid pärit sealt ja võtamegi jutu alguseks siis täna hoopiski ühe ruuni, et mul on korjatud siit ruunikivikesed sellised ja siis sa saad äkki mulle kohe tõlgendada, mida siis, mis meil täna siis tuleb. Ahaa, mul tuleb täna selline ruun, mis on nool ülesse. Ma ei tea, kui hästi nüüd siit seda näha on. Kas Jah, no see on, ütleme, edasiminek. edasiminek? Et On see, ainult on see edasi. ja kuidas selle ruuni nimi on Turissas või Ei, miskit muud? tuulisest ta ei Ei ole. ole. Ma ise praegu ei mäleta, aga nool Teivas. just jah, et see nool üles ja siis edasiminek, et selline algus siis. Mina jõudsin ruunideni siis ka siin mingi 5 aastat tagasi, et kuidas sinu teekond nendeni on jõudnud, et räägi sellest võib-olla. No mina alustasin ka umbes niimoodi 5 aastat Mhm. tagasi, aga see läks nagu hästi juhuslikult, et kuulsin, et üks sõbranna läheb ruunisid õppima. Ja siis kuidagi nagu mööda minnes mõtlesin, et okei, et ega ma ei teadnud nendest ruunidest mitte midagi. Et mõtlesin, et päris huvitav, et lähen vaatan, et kuidasmoodi siis nende ruunidega lood on, et kas nad kõnetavad või mis nad siis rääkima hakkavad. Nii. Ja lõpuks oli see, et minu sõbranna loobus sellest ja mina läksin edasi
ja põhimõtteliselt nüüd ma olengi siis juba üle 5 aasta tegelikult ruunidega tegelenud ja üha edasi see ruuni teema läheb ja üha sügavamale, et see on nagu selles suhtes, et on elukestev lõputu õpe tegelikult, et üha huvitavamaks rituaalid ja kõik muutuvad, et noh, neid ruune ei ole mitte lihtsalt ütleme ühes koolkonnas, vaid tegelikult on neid rohkem. Et ja kõik tähendavad, üks ruun võib tähendada tegelikult erinevates teemades hoopis erinevaid lähenemisi ja noh, ütleme ka tõesti tõlgendusi. Et see on nagu väga suur ja lai maailm, et tuleb väga kodus olla ja kui ütleme tõesti nende ruunidega otseselt igapäevaselt ei tegele või kuskilt raamatutest vaadata või leida midagi, siis tegelikult ei pruugi olla see tõene ka. Et ikkagi need ruuniõpetused tulevad, ütleme, meistritelt või õpetajatelt õpilastele nagu ütleme siis suusõnaliselt edasi, et raamatutest võib ka neid tarkuseid küll lugeda, aga noh, nad ei pruugi vastata seda tõele. Kas taromaailmas on samamoodi, et see nagu see õpetus on pigem nagu inimeselt inimesele või õpetajalt õpetajale või seal näed sa seda asja teisiti? No taro on natukene nagu, ütleme, kirjandust on taros rohkem. Et hästi palju ladumisi on, mis on ka tõesti raamatutest võimalik leida. Ja noh, tegelikult eks ta ühtepidi on ikkagi, et noh, alguses võib-olla need põhitõed peaks saama nagu ikkagi kuskilt kas õpetajalt või siis tõesti raamatutes siin noh, endale siis vastavasse konteksti panna vaadates. Aga noh, ütleme ikkagi, eks see lõpuks see kanaldus tuleb ikka kuskilt ülevalt, et vastavalt situatsioonile, vastavalt olukorrale. Noh, tegelikult see tarokaart võib ju rääkida ühte ja võib ka rääkida teist, et ei ole, et loed raamatust rea, vot see nüüd on, et inimene küsib hoopis midagi muud ja sa räägid talle seda, mis raamatust on nagu kirjas, et noh, see päris nii see ju ei ole. Kuidas sina jõudsid tarodeni? No mina hakkasin tarodega, mina nii kaua ei ole tegelenud nagu sina oled tegelenud. Et ütleme, tarot tulid võib-olla ka, et koos isegi ruunidega mingil määral. Et ruunid ja tarot on meil ka nagu ütleme seal nendes õpetustes on nagu seotud. Et ütleme, on tarolaotused ja siis ruunidega me kinnitame neid tegelikult, et vastavad ruunid siis saab võtta kotist ja ütleme vastavad siis laotused, mis on, et see on ka nagu hästi-hästi huvitav, et saab nii tarode poolt seda tõlgendust kui ka siis ruunide poolt, et kas need siis lähevad kokku, aga noh, paraku need lähevad kokku, et see on nagu hästi huvitav nagu maailm jah, et kui neid kokku veel siduda omavahel. See annab lisa selliseid kihte, et see annab nagu lisaväärtuseid ja noh, sa saad nagu tõesti kinnitusi nagu paremini kas siis endale või siis kliendile on ju niimoodi kinnitada, et vot näed, et mõlemad noh, ütleme nii ruunid kui siis tarod räägivad ühte seesama on ju, et ei ole nii, et üks räägib ühte, teine räägib teist. Aga milline on sinu igapäeva praktika tarodega, et kas sa oled selline, kes hommikul ärkab üles, võtab tarokaardi või siis teedki selliseid päevakaarte võtad või teedki mingisuguseid siis, kui tuju tuleb lugemisi või kuidas sa kasutad neid kaarte, et mis on sinu jaoks nagu see kõige praktilisem kasutusviis või kuidas sa oled leidnud enda tee? Ma ikkagi võtan päevakaarti, võtan päevakaardi, siis ma panen ta rahulikult oma altarile, siis ta seal seisab päev otsa. No ma ei käi nagu selle tarokaardi järgi, et noh, et oi-oi, et mis ta nüüd räägib, et vot need asjad nüüd hakkavad juhtuma ja ma nagu käin seda rada, on ju, et lihtsalt ta seisab seal rahulikult. No alguses kindlasti vaatan, et mis ta võib tuua. Ja siis ta seisab mul seal ja õhtul siis võib-olla enne magama minekut siis lihtsalt mõtisklen läbi, et mis see kaart siis tegelikult tänase, noh, kas läks nagu see kaart tänase päevaga kokku.
et kuidas nagu sündmused juhtusid või mis iganes, et noh, mõnikord on jah, alati ei pruugi ka minna, on ju, aga enamus aegadest ikkagi ka läheb, et kuidagi see intuitsioon ja noh, alateadvuses tegelikult me ju teame, mis meil ju niimoodi juhtub, et sündmused ju tegelikult juhtuvad ennem juba, kui nad meieni jõuavad. Et siis me saame selle vau-efekti, et oh, aga see ongi, see nii oligi ju. Et noh, tegelikult me juba teame seda ette, on ju. ja see on jah, et meie nagu sellises alateadvuses, et see on väga huvitav aspekt, mis välja tood, et meie alateadvuses on see nagu olemas ja siis me ise veel nagu ei teadvusta seda, aga see kaart näitab seda juba ära ja siis sellel hetkel me võib-olla noh, ei tahagi mõista seda, et nii on või ei ole. ja siis pärast, kui need asjad on nagu ära juhtunud, siis me saame aru, et nii ikkagi oli. Jah, ja muidugi ka võtan, ütleme mõnikord, kui noh, ütleme aega ja soovi ja tahtmist on, et teen ka niisuguseid väikseid ladumisi, noh lihtsalt, et noh, 3 kaarti on no kõige lihtsam, et mis on nagu kõigil nagu selline jõukohane, et tõesti, et hommik, lõuna, õhtu, et mis nagu need näitavad, et noh, nagu kui niimoodi igapäevaselt nagu tegeleda või noh, ka see aitas nagu kaasa, et kaartsid tundma õppida paremini, kui sa nagu oled nagu selle kaardi sees ja siis käid need teemad läbi, mida see kaart siis võib nagu sulle nagu rääkida. Et siis on ka niimoodi nagu lihtsam tegelikult neid kaarte tundma õppida, et noh, niimoodi on saanud nagu alustatud jah, nende kaartidega tegelikult. kas sa oled kirjutanud ka, pidanud sellist taropäevikut, pannud kirja märksõnu või lihtsalt on see läbimõtlemine sinu jaoks teema? Tegelikult olen pannud kirja, et Mhm. päris huvitav on vaadata, ütleme mõni noh, tagasi lapates seda siis märkmiku või kalendermärkmiku, mida iganes. Et kui tihti on tulnud nagu neid ühesuguseid kaarte, et see on nagu päris huvitav, et mida need noh, mingi intervalliga, et kuidasmoodi need kaardid siis tegelikult rääkima hakkavad. Et päris huvitav või noh, kuidagi suunavad või tegevusi või siukseid kordaminekuid, kas et sul on ka näitavad suunda. ja kas sul on ka juhtunud nagu sellist asja, et sa nagu võtad kaardi pakist ja siis sa nagu ei aktsepteeri seda ja siis segad ja siis sa võtad uuesti kaardi ja siis tuleb seesama kaart või siis võtad mõne teise paki ja siis tuleb ikka seesama kaart. et sa ei taha nagu tunnistada seda, mis tuleb, aga siis jälle see kordub ja kordub ikkagi. No tegelikult on küll niimoodi jah, või ütleme kasvõi mõnikord segad kaarte, kukub kaart maha, et ah jah, tühja, et ma jah. ei pane laua peale, et panen ta uuesti kaardipakki tagasi. Ja segad uuesti, see kaart tuleb uuesti tegelikult välja, et noh, see on noh, nii tarodega kui ükskõik milliste muude kaartidega, et noh, neid kaardipakke on nagu palju, millega saab nagu mõnikord niimoodi tegeleda, et ja tegelikult tuleb jah. Või läheb ta siis a la kaardipaki põhja, siis keerad korra selle kaardipaki teistpidi vaadata. Okei, see kaart on mul tegelikult ikka ta vaatab mulle otsa, onju. ja see selles suhtes jah, see taro nipp, et kui vaadata nagu siia põhja, et mis kaart siin põhjas on, teinekord nagu vilksamisi sa näed seda ja see on teinekord sul nagu see võtmeinfo, et mis sul siit nagu kuskilt paistab, see ja see maha kukkunud kaart täpselt samamoodi tegelikult ta kukkus maha ju põhjusega, et sa paned ta kõrvale, et ei taha vaadata, aga just see ongi see, mida sa peaksid vaatama. et siin on selliseid taronippe. jah, et hüppavad nagu kaardid välja pakist, jah, on ju, hüppabki mingisugune 3-4 kaarti, on ju. Ja tegelikult sa siis võtad need üles ja hakkadki neid vaatama, mis nad siis on, et noh, mõnes ju tegelikult õpetuses ongi ka sees, et võta see kaart, mis sul pakist välja hüppab. Noh, alati ei hüppa kaardipakist kaardid välja, aga paraku jah, jah. juhtub selliseid asju küll jah. nii, aga võtame siis meie Taro juttude kuulajatele täna ühe kaardi, et mul on siin Taro Akadeemia sellised kaardid, et kas sul on ka mõni kaardipakk käepärast? Mul on ka Taro Akadeemia kaardipakk siin täitsa olemas. ahah, väga tore, võtame siis sellest samast pakist näiteks ühe kaardi siis meie kuulajatele, vaatajatele, et nii, mis sul tuleb ja mis mul tuleb? Äkki tuleb üks ja sama kaart.
ei tea, sellest me just rääkisime. minul on kaart juba käes, et ma valisin juba ühe välja. okei, oi, no näed, vot, sul need kukkuski. lendas kõik lendas laua alla. Võtan kõige pealmise kaardi, mis oli laua alla kukkudes peal. See on siis karikate kuus. karikate kuus. Juurte juurde tagasi. juurte juurde tagasi. nii, minul tuli hoopiski teisest mastist kaart, et minul tuli selline kaart nagu siis mõõkade rüütel, mis on selline kiirustamine, tormamine, liikumine, kiire liikumine, selline aktiivne tegevus, et siis praegu on selline võimaluste ja muutuste aeg ja kui sa kiirelt tegutsed, siis saad kasutada seda enda jaoks ära seda aega, et kiirusta ja siin teinekord see impulsiivsus või selline kiire pealehakkamine toob võidu. mis sina ütled enda kaardi kohta? Ütleme, siin on nagu see on hästi armas kaart. Et näita oma kallitele, et sa hoolid neist. Et see on nagu selline hoolivus ja noh, vesi on üldse suhete kaart. Ja südametšakra, mis on nagu selline noh, tähtis tegelikult, ütleme selle kaardi puhul siis, et tõesti, et kinkida ja hoolida oma lähedastest, et tõesti, et kui minna siis juurte juurde tagasi, et siis lapsepõlvemälestused ja noh, võib-olla mõlgutada neid mõtteid siis, et noh, meil on ju tegelikult noh, nagu sinu kaart tuli, et oli see hästi kiire aeg, on ju. Et noh, võtta siis võib-olla veidi see aeg maha ja mõelda siis oma mineviku ja tõesti selliste kallite inimeste peale. Et noh, sellises kiires elutempos, noh, mõnikord tõesti need võib-olla ununevad ära, et siis lihtsalt võtta aega natuke iseendale ja mõtiskleda siis headele mälestustele. ja ma siia ütleksin veel, et see südametšakra kaart, et kuulata selles kiirustavas elutempos enda südant ja liikuda siis selle südame suunas, et mis No täpselt, jah. tegevused sind tõmbavad ja usaldada seda enda südametunnet. nii et ja siis võib-olla vahel kiirelt tegutseda, kui tunned, et süda ütleb nii. Tundub, et see läheb meie teemaga täitsa hästi kokku. jah, et sellised vahesõnumid siis teile siin, kes meie tarojutte siis kuulate. ja lähme siit edasi, et millised taropakid sul on kõige südamelähedasemad? Ütleme jah, et need õppetarud, mis me just siin võtsime ja siis on muidugi sellised toredad teised veel, et on light shares, mis on tegelikult hästi ilus ja hästi kõnekad kaardid, et no need on tõesti nii, et kui noh, midagi otseselt välja ei mõtle, on ju, või noh, ei tea nagu otseselt nendest kaartidest, et siis noh, lihtsalt võtta mõni kaart ja noh, see juba räägib iseenesest tegelikult. Et siin on nagu nii, noh, tõesti kunstnikule suured tänud, et ta on teinud noh, nii ilusad pildid ja noh, nii kõnekad kaardid. Et siis, mis on veel, on tulnud mulle tegelikult on nagu sellised inglitarod, mis on ka, mis on siis ütleme peainglitega nagu siis koos loomises üllitatud. Et noh, need on ka siuksed hästi-hästi ilusad, et need ka räägivad nagu ise nagu enda eest, et. võta sealt meile sellest inglitaro pakist, et vaatame, mis siit tuleb. Et ma vahemärkusena ütlen, et mul on mõlemad kaardipakid olemas, et see Light Sheer taro on mul sellises miniversioonis metallic karbis ja need on tõesti väga head ja ilusad ja kenade kujundustega kaardid. Nii, tuleb siis inglitarodest.
Siin on tuli 2, aga tegelikult on ta siis sauade 2. Mhm. Ja noh, sõnum siin on siis, siin on 2 väga ilusat noormeest on peal, et oled end leidnud, uued partnerid ja lepingud, jätka edasi liikumist. Näita meile ka seda pilti, sellel ka pakil on ka sellised lahedad sõnumid ja väga kihvt. Hästi-hästi toredad jah, et samamoodi, et noh, siit pealt on nii palju tegelikult välja lugeda, kui nagu hakata vaatama, et noh, ka väga ilusad kaardid järjekordselt. Ja need, palju sul üldse on erinevaid tarokaarte, või pakke, mis sulle nagu kogus on? Ma arvan, et mingi paarkümmend pakki ikka vist on jah, Mhm. mis on kokku kogunenud, et noh, seal sees on ka muidugi sellised oraklikaardid või Ja, teistsugused ennustuskaardid, et need Lenormandid ja ütleme tõesti sellised, noh, ütleme väga palju erinevaid kaarte, et samuti on ju mul ka poes on ju, et jälle vaatan, et kui tellin midagi huvitavat, et siis kindlasti tahaks ju endale ka saada, et noh, see on niisugune hasart juba tekib, seda küll, et ja. võiks ju see ka mul olla, et issand, kui tore oleks jälle võtta, et noh, mingid romantikatarod on ka niisugused hästi kihvtid ja toredad ja mingid armastuse tarod ja noh, ütleme vastavalt teemadele, vastavalt olukordadele. Ja, Ja noh, nüüd ju Taro Akadeemia lasi välja ju rahatarod, et noh, see on nagu, need on ka päris huvitavad, et ja, kui inimestel on mul on siin raha sattunud, käes. on raha käes. Jah, raha on käes, et rahaga on ka väga lahe, et näed, minul tuli siit karikate kuningas, et selline suur ja uhke rahataro, väga laheda kujundusega on, et On mulle hästi-hästi see toredad on jah. raha pool väga meeldib, et ja täitsa hästi. Nii et kellel rahateemad on siis õhus, need on tegelikult meil alati õhus, et see elu ja töö ja raha, et oskad raha juhtida südame ja mõistuse koostöös, et selline kaart tuli ja vaata, kui hästi see kirjeldab seda, et see, mis minul tuli ennem siit, oli see mõistuse kaart, see kiire mõttetegevus ja sinul tuli see südametšakra kaart, et see nüüd nagu võtab selle kokku, et oskad siis raha juhtida ja jah, et sellised, et need on ka ja väga vahvad, et ma just täna avasin selle rahataro paki, et tõesti, aga kuidas sa üldse leidsid selle tarode juurde tee ja kuidas sa nagu alustasid, et kui me lähme sinna nullpunkti tagasi, et kui sa ütlesid, et seal 5 aastat tagasi kuskil tulid nad sinu ellu, et kuidas sa hakkasid neid õppima või kas sa läbisid mingeid kursuseid, vaatasid videosid kuskilt, lugesid raamatut, käisid mõne õpetaja juures, et mismoodi nagu see teekond sul algas, et kui me võtame seda, et siin Taro Akadeemia grupis on palju inimesi, kes alustavad oma teekonda, et kuidas see sinu algus oli? no eks alguses oli lihtsalt, et tuli kaardipakk, lihtsalt huvi pärast sai ju noh, tegelikult vist öeldakse, et tarokaardi paki peaks keegi kinkima esimese, aga noh, mina seda ikkagi ise hankisin omale Mhm. ja noh, tõesti, et hakkasin noh, alustuseks kindlasti hakkasin raamatutest uurima seda, sest noh, siis ei olnud selliseid eestikeelseid toredaid õppetarosid nagu noh, nüüd Taro Akadeemia välja on andnud, et need on hästi-hästi tegelikult sõna otseses mõttes väga 5+, et inimesed, kes siin ka mul ostavad neid, ütlevad, issand, kui head, et see, kui kaovad ära noh, mõned kaardidki sellest pakist, noh, kellelgi mingi klientidel, et siis ostavad jälle uued, Mhm. aga jah, mina hakkasin tõesti raamatutest uurima ja noh, vahepeal nad jäid üldse seisma, sest ma ei kuidagi, nad ei kõnetanud mind. noh, kuidagi siis vahepeal tulid, ütleme, ruunid ja noh, siis nad jäid mul vahepeal niimoodi unustusse, aga siin ühel hetkel siis tõesti, et tekkis võimalus ühe toreda taroloogiga siis tõesti läbida ühed kursused, noh, tema võttis nagu ütleme neid tarosid hoopis mitte tõesti raamatu järgi, et noh, midagi peab nagu teilt raamatust teadma. Mhm. ütleme nende kaartide kohta ikkagi, et noh, päris valet juttu ei räägi, aga noh, ütleme tõesti, et tema puhul oli see, et vaata kaarti ja siis räägi. Mhm. Et sihuke noh, et otseselt nagu sihuke kanaldus, et Tunnetuse vaata ja järgi. räägi tunnetuse järgi jah, et mis sa seal kaardil näed ja kuidas see sulle inspireerib.
aga noh, ütleme nii, et see natukene võib-olla noh, minu jaoks võib-olla segaseks, sest ma ei tundnud neid kaarte niimoodi otseselt. Ja nüüd siin viimastel aastatel siis tõesti, et kui Taro Akadeemia nüüd Meelika siis tegi seda Taro koolitust, noh, Zoomi teel ja nii edasi, et siis nagu see tegelikult aitas hästi palju kaasa, et see nagu aktiveeris jälle seda niisugust hästi suurt nagu huvi nende vastu, et noh, tegelikult räägivad nad ju väga palju, et seal on nii palju informatsiooni selles kaardis ju tegelikult sügaval, et noh, mida peaks nagu lahti muukima ja nagu noh, teada saama siis tegelikult, et seal taga on ju tegelikult midagi muud kui see lihtsalt see raamatu tõlgendus ja nii edasi. Et see tuleb juba ju iidsetest aegadest, kui nende tarodega juba tegelikult ju tegelema hakati. Ja. Et päris hästi huvitav, et noh, jah, et ikkagi aitavad tõesti need raamatud ja ikkagi koolitused, et kus sa nagu vahetult suhtled ja siis kuulad ka teisi, kuidas teised tõlgendavad. Jah, ma olen nõus sellega, et see vahetu koolitus või see kontakt ikkagi inimese õpetajaga, kes nagu teemat valdab, on väga oluline. Et kui ma vaatan ka enda teekonnale tagasi, et siis ka alustasin nagu sellist iseõppimist, ise tõlgendamist, aga see, kui ma ikkagi kursuse võtsin ja nagu sealt sain hoopiski teised nüansid, uued vaatenurgad, siis see nagu andis nii palju juurde, et mina õppisin Ketlin Villemi ühel kursusel kunagi ammu, et see nagu hästi-hästi avas nagu sellise nagu Pandora laeka lausa, et siis kuidagi nägid neid kihte ja siis said nagu ise jälle nii palju edasi, kas siis raamatutest lugeda või üldse vaadata, et noh, tänaseks sa juba tegelikult tunnetad ja tajud nii hästi seda ka ilma nagu sul see esimene õpetaja noh, alustas seda teekonda, et see kõik noh, tulebki siis selle kogemuse ja ajaga, et kõikidele, kes on seal alustajad ja vaatavad ka seda kaarti ja ütlevad, et ei tea midagi, siis tegelikult see tuleb ajaga ja just nagu selline soovitus, et selline päris inimesega kursus annab kindlasti seda uut vaadet ja palju sellist annet juurde. Aga siit mul selline küsimus, et kas tarodega kaasas käib ka hästi palju selliseid negatiivseid mustreid ja tarodel on ka selline oma egregor ikkagi ja selline nagu, kuidas sa nagu nendesse suhtud, on sul olnud kogemusi, et ma ei tea, et mis need tarokaardid või et mingisugused sellised, et noh, on ju igasuguseid müüte ja asju levimas kõikide nende teemade kohta, et tuleb sul mõni näide siit? No mul endal ei ole nagu kogemus selles suhtes, et ei ole nagu juhtunud midagi sellist, et kui oled võtnud mingi kaardi ja noh, siis mõne aja pärast on nagu noh, mingi halb asi olnud, on ju. Aga jah, tõesti noh, seda enam, et ma siin poes ju tegelen igapäevaselt, on ju, klientidega, oma klientidega ja siis on tulnud mul inimesi küll, kes on hakanud nagu rääkima, noh, üks proua käis siin tõesti, ütles, et tal on üle 100 kaardipaki noh, omal kodus ja ka kunagi ta pani kaarte. Noh, ütleme nooruspõlves on ju, et vist isegi kui ta käis alles koolis, mingi 16-aastane, mis ta oli. Ja ütles, et siis ta nagu pani sõbrannadele kaarte ja ütles, et ta ei pane enam kaarte teistele. Et lihtsalt tal juhtuski niisugune lugu, et ta pani kaarte ja mingid halvad asjad hakkasid juhtuma nende sõbrannadega. Et noh, nagu filmis. et üks hästi huvitav tarofilm tegelikult on Tarot. Et kus on ka, et mingi noorte seltskond sattus kuskile no mingisse müstilisse majja, no vist mingi sünnipäeva pidama sinna. Siis nad leidsid ühe tarokaardi karbikese, kus olid siis hästi iidsed kaardid sees, no mingisuguse nõia või taroloogia omad siis. Ja nad avasid selle seal ja üks seltskonnast oskas panna tarosid.
no teised, ja siis hakkas ta kõikidele panema. No see oli päris niisugune õõvastav film tegelikult, et tõesti hakkasidki need asjad juhtuma ja noh, need olid väga koledad asjad, Ahah. mis seal juhtuma hakkasid, et mõnigi inimene tegelikult, kes on seda filmi vaadanud, et ütles, et ma ei julgenud seda lõpuni vaadata, seepärast noh, seal oli ikkagi verd ja tagaajamist ja tapmist ja noh, See on niisugune õudusfilm jah vist. õudusfilm jah. Ei, ma Aga noh, tegelikult vaatan, teistpidi oli nagu hästi huvitav, et noh, et juhuslikult ma sinna sattusin, sõitsin kuskile bussiga ja noh, seal oli võimalus filmi vaadata ja tuli täpselt see film, oli mingi tarot, on ju. Ütlesin, et okei, et võiks ju vaadata. Päris huvitav, et tegelikult noh, niisugust vaadata on küll karm, aga noh, tegelikult võivad niisugused asjad juhtuda tõesti. Kui sinna tarodesse niimoodi suhtuda või noh, ütleme sisse minna ja võtta võib-olla seda niimoodi tõe pähe ka, on ju, et noh, et mõni võib-olla hakkabki käima seda rada, on ju, noh, niimoodi, et keegi on midagi öelnud, on ju, ja siis ta hakkabki käima niimoodi, et vot, aga ta ju ütles ja need asjad minuga juhtuvad, aga inimene ju tegelikult genereerib ise omale need asjad lõppude lõpuks, on ju. Et see mõte, oma mõtetega ja tegudega, on ju. Jah, et aga minul ei ole otseselt juhtunud jah, niisugust asja, et niisugust mingid halbu asju, et tuleb torn, et siis on kõik on nagu lammutatud ja kõik on nagu maatasa tehtud. Elu edasi ei lähe. Jah, et eks jah, see sõltub kõik endast, et kui sügavale inimene nagu sinna sisse läheb nagu sellesse maailma ja sellesse nagu noh, nagu sinna kõike, et samamoodi nagu kardetakse ju surmakaarti, et surm tuleb kaardipakist välja, et nüüd on nagu elu läbi, et noh, tegelikult kuidas sa näed seda? No ta on ikkagi rohkem niisugune transformatsioon ja uuesti sünd, et üks, ütleme, etapp lõpeb ja teine siis algab, on ju, et noh, niisugused asjad on ka, noh, tegelikult elus nii ongi, on ju, et läheb ju elu edasi, et ei ole mitte nii, et miski pole igavene, aga elu läheb edasi. Surm on ju, jah. Et ei ole ju niisugune füüsiline surm, vaid ikkagi on muutused. Mina nagu tõlgendan rohkem seda muutusteks, seda kaarti, kui selliseks puht füüsiliseks surmaks, on ju. Jah, aga noh, pigem see tarode teema on võib-olla ära rikutud sellega, et need mustlased on ennustanud või ennustavad nagu selles osas ja siis see ennustamine justkui on siis nagu saanud sellise paha maine endale, et näed sa siin seost? No ütleme nii, et mõni mustlane ennustab päris täpselt. Et on sattunud mulle siia poodi ka mustlaseid, üks proua siin on täitsa käinud ennustamas ja ütleme nii, et ta ei ennustanud valesti, tegelikult ennustas päris täpselt. Ei, ma usun ka, et neil see on see. Neil see anne on olemas. Kindlasti on see anne olemas, aga noh, eks nad on niisugused väljapressijad rohkem ka, et ega see on nagu ka järgmine teema, et oi, et sul on niisugused lood, on ju, nüüd on vaja sul puhastust ja nüüd on vaja sul seda ja siis ta jääbki sul käima siin poes. Või noh, ükskõik millise inimese juures on ju, et noh, nad on ikka niisugused natukene niisugused susserdajad, jah. Et noh, nendest ikkagi tasub, ma arvan, et kaugemal hoida, et neid ei tasu nagu niimoodi ikka endale väga ligidale lasta. Jaa. Nii, et aga kuidas sa üldse usud, et kas see ennustamine, kas tarode panek on sinu jaoks ennustamine või on see hoopis midagi muud? No eks ta mingil määral on ennustamine, aga mingil määral võib-olla nagu ikkagi niisugune toetav pool ka, et noh, võib-olla mingid elusituatsioonid, mis on, et sa lihtsalt küll ei lähe võib-olla sellesse kaardisse otseselt nüüd, sa ei võta seda nagu puhta kullana või noh, ütleme, et ikkagi su elu läheb nii, nagu ta ju läheb, on ju, et aga noh, see on lihtsalt nagu võib-olla mingi suund. Et noh, kuidas nagu liikuda või mida nagu sellest nagu ise nagu välja lugeda, et noh, eks ta noh, üldplaanis on ikkagi ennustamine muidugi. Et eks ta on igasuguste viisidega ju saab ennustada tegelikult, on ju. Saab, et milliseid viise sa veel kasutad, et me rääkisime siin peale tarode, alustasime saadet üldse ruuni teemadel ja mul tuli see teivase ruun
Aga on sul veel mingisuguseid meetodeid, mida sa oma praktikas siis kasutad sellise sügavama kontakti saamiseks, asjade vaatamiseks? ütleme ikkagi jah, et see ruunid on ka, et ruunilaotused, noh, see on ka päris pikalt saab nagu nende laotustega nagu tõesti seda elu ettepoole vaadata ja noh, ruunides on muidugi see ka, et laotustes võivad tulla ka ruunid kinniselt, mis on siis see, et sa saad tegelikult muuta seda. Et see, mis on lahtine, see on nagu see, mis on sul olemas juba praegu. Aga noh, tarodes vaat sihukest asja ei ole, on ju, laotustes, et kõik kaardid ongi ühtepidi, kõik tulevadki. Aga ruunides võivad nad kinniselt tulla. sa mõtled kinniselt siis seda, et kui ma No tagurpidi, et sa ei näe lihtsalt et sa ei ruuni. näe, mis siin kirjas on, et ongi nagu niipidi, et kui siin on nagu sobiluv päike tuli praegu välja, et siis päikeseruun tuli koos päiksega ja siis teistpidi paneme, et siis me ei näe tegelikult, mis siin on. jah, täpselt. Et see võimalus on jah olemas nagu ruunide puhul, et aga no ütleme neid kahte ma nagu kasutangi nagu selliseks, noh tõesti, ettevaatamiseks võib-olla või. Aga kuidas sa või kas sa kasutad ka seda, et kui meil tuleb see kaart nagu ühtepidi või teistpidi, et seda tagurpidi tähendust oled sa ka hinnanud enda praktikas? Ütleme nii, et ei. Et ikkagi ma vaataks neid kaarte õiget pidi, et noh, see enne laotust peaks nagu seda nagu siis noh, taotlus on ju, et taotluses nagu ütlema, et ma ikkagi tõlgendan neid õiget pidi, et noh, ma ei ole nagu tagurpidi neid tõlgendanud, kuigi on ka ju jah, tagurpidi need tõlgendused on ju olemas. Ka võib-olla ka, et täpselt see, et vastavalt situatsioonile, et kui on vaja, noh siis on vaja teistpidi tõlgendada seda kaarti. Aga noh, enamus ajast ikkagi õiget pidi, et vaataks ühtepidi ikkagi seda asja, et ka sealt tuleb ju selliseid, noh, kõik kaardid ei ole ju positiivsed sõna otseses mõttes. Kas sul on ka tarapakist mõni lemmikkaart, et kui see välja tuleb, et siis tead, et alati elu läheb hästi? No päiksekaart on see, et nagu öeldakse, et kui see päike tuleb välja, siis teine see üldlaotus nagu enam ei loegi, et siis on nagu kõik hästi. No muidugi ka sellised eremiidid ja ütleme erakukaardid ja noh, tegelikult on see suur arkaan ikkagi niisugune päris huvitav, et mis on tugevama iseloomuga ja sa võtad siis seda niimoodi, et kui see suure arkaani kaart tuleb sul välja, et siis seda väikest arkaani siis nagu noh, pisendab või vähendab või muudab seda mõju väiksemaks. No otseselt võib-olla mitte nii, aga noh, muidugi tore on, kui ladumises tuleb näiteks teed 3 kaardi ladumist ja 2 kaarti on suur arkaan, on ju, et noh, siis on ikkagi selline tore tunne, et noh, näed, et saab tõmmatud suured arkaanid välja, on ju. Et noh, ta on kindlasti, ta on ju nagu võimsam ja mõned, ütleme sellised, noh, kes kasutavad kaarte oma töös, tarokaarte just on ju, et siin olen kokku puutunud inimestega, et kasutavadki ainult suurt arkaani. Et ei võtagi üldse seda väikest arkaani endale nagu töösse. Aga ma saan kõik vastused sellest suurest arkaanist kätte, et mul ei ole vaja seda väikest üldse nagu kasutadagi. No jah, et kuidas keegi, et loomulikult saab siis kätte ükskõik milliste asjadega sa tegelikult seda asja vaatad, et kes kuidas. Mida on tarokaardid sulle õpetanud sinu enda kohta, et mida sa oled nagu nendelt õppinud või enda kohta teada saanud? See on küll päris hea küsimus. Enda kohta. Ütleme nii, et tarokaardid on ju samamoodi, et on kõik need päiksemärgid ja kõik, ütleme siis numbrite keel on ju. Et ütleme sünnikoodi järgi noh, võetuna on ju, et noh, saab nagu enda kohta siis selliseid päris huvitavaid niisuguseid pidepunkte või niisuguseid noh, mõistmisi. Et vot, et see kaart räägibki niimoodi
ja tegelikult noh, see nagu samastubki selle inimese olemusega tegelikult. jah. Et noh, võib-olla sellist poolt, et kui vaadates neid noh, kaarte siis on ju ja mõeldes selle tähemärkide ja numbrite peale, et noh, nagu siin ütleme, see Taro Akadeemia kaartidelgi tegelikult on ju need kõik ilusti siin peal, et jah. mis element sa oled ja mis päiksemärk sa oled, et noh, see on nagu selline noh, päris huvitav huvitav nagu kokkupanemine nagu iseenda ja siis kaartide vahel, et ja noh, tegelikult nad on täpselt nii, nad ju räägivadki. jah, seda Nii küll. nagu me oleme. jah. Et aga oled sa arvutanud enda tarokaarti, kes või mis on sinu sünnitaro? Sünnitaro on minul erak. Erak ka, selles on mõistlik ka, Sünnikood. et eraku kaart on sul hea. jah, kui see et pakilt välja sünnikood jah. tuleb, siis oled rahul. No ütleme jah, et eks see võib-olla on niisugune noh, loovuse kaart ja siis noh, selge see, et kõik inimesed ikkagi peaksid ju endasse vaatama mingil ajaperioodil ja niimoodi vaikselt edasi liikuma ja noh, see eremiit ei ole nagu eriti halb kaart, ütleme nii, kindlasti mitte, see on et ju ta on nagu muide. niisugune päris huvitav kaart, et number ja. 9 jah, et liigub edasi ja näitab valgust nii teistele on ju, et ja iseendale ja noh, tegelikult eks ta nii kulgebki see rada meil siin jah, või minul ütleme niimoodi. ja 9 on ju selline vaimne number ka. jah, 9 on ka vaimne number jah, eks ta ongi nagu sihuke, noh, tegelikult on ta ju sihuke lõpetamiste ja siukene number, aga noh, kui on sünnikoodis on see 9, noh siis noh, ta on nagu selline vana hing või noh, ütleme niimoodi just. et aga ei, see on päris huvitav jah, et see niimoodi nagu kokku tegelikult läheb, et tegelikult soovitavalt on ju tore kõigil seda teada, et millise kaardiga nad samastuvad, kes tegeleb tarodega. ja siis neid sünnitaro kaardi, neid arvutusviise on ka vist erinevaid, et põhimõtteliselt ikkagi on see, et sa liidad enda sünnikuupäeva, kuu ja sünniaasta kokku ja sul tuleb üks number ja see number on siis see sinu sünnitaro. Arvutasid ka sedapidi? ja no täpselt jah, see ongi see jah, täpselt niimoodi no ma arvutasingi. sisuliselt on sul siis ka elude number ju 9. jah, ütleme, see ongi elude number. see ongi elude number, mis on siis nagu täpselt. võrdsustatud, et kes ei tea, et saab siis seda enda järgi arvutada, et see on siis tuleb sellest, et kui liidate kõik numbrid kokku, siis tuleb seesama number. jah, täpselt see ongi jah. jah, et siis selline mõte siia või selline praktika, et saab siis seda sünnitaro kaarti arvutada. ja mida sa veel tahad tarode kohta öelda, et mis on nagu selline kõige põnevam seik olnud sinu taropraktikast või mõni ennustus, mis on nagu väga täppi läinud? no ütleme, ega need ennustused lähevadki päris täppi. et kuidagi nagu noh, jah, et eks nad ikkagi ju räägivad seda, mida sa noh, mingi küsimuse kohta ikkagi nad sulle kõnelevad ja noh, mida rohkem sa tegelikult nende kaartidega ju tegeled ja oled selles sees, on ju üldse selles vaimses teemas, et siis nad hakkavad lihtsalt rääkima noh, nii iseendale kui ka ju tegelikult teistele, et noh, mõnikord on nagu siuksed hästi vau-efektid, et panedki siin mõnele kaarte, on ju, ja siis ütleb, et aga kust sa nagu teadsid või kuidasmoodi see nüüd niimoodi tuli, et siis noh, mõlemad ahetavad, issand, aga ju nii see tegelikult ongi, on ju. et noh, eks need vau-efekte tegelikult on noh, nii küll ja veel, et selles suhtes jah, midagi ei ole öelda, et mida rohkem tegeleda, noh, kõikidele ka soovitused on ju, et tõesti, et mida rohkem tegeleda igapäevaselt neid siin
noh, kasvõi käia, et kaardipakk on kotis või mis iganes, et nad ju Mhm. tegelikult siis ju lähevad sulle noh, rohkem käivad sinuga kaasas ja nad ühilduvad sinuga ja siis sa saad üha rohkem nendega ju tegelikult samastuda ja häid tulemusi nendelt oodata ja saada, onju. Ja minu meenus üks lugu, kus ma ühele naisele siis ütlesin, et ta on rase ja ta ise ei teadnud veel, et ta on rase. et see oli minu jaoks ka vau, et see oli nagu sihuke hästi lahe hetk. Mhm. Aga kui sa kannad enda kaarte kaasas, kas sul on sedasorti uskumus, et neid peaksid ainult sina kasutama või katsuma või kuidas sa nagu nende kaartide energiat hoiad, et on see kaardipakk ainult sinu energias või võtad sa seda asja vabalt või milline on su praktika? no ikkagi ma hoian neid kaartisid ikkagi iseendale, et teistele ma neid ikkagi ei anna, et noh, see on nagu igas praktikas nagu ruunideski, et tegelikult teised ikka minu ruune ei tohi katsuda. Mhm. et noh, mina olen need endale ju tegelikult nagu noh, pühitsenud siis iseendale on ju ja enda peale tõmmanud on ju, et noh, ikkagi jah, ma ei anna oma kaarte ka teistele katsuda, et noh, kui kasvõi on vaja näidata, siis ma lihtsalt näitan oma käest. Mhm. aga et kellelegi niimoodi anda, et tema võtaks neid kaarte sealt, et ei, seda ma ei tee, et noh, ma tean, et nii paljudki tegelikult niimoodi ju käituvadki. Mhm. et see on ikka sinu energia ja noh, tõesti on kaardipakke, mis võib teistele anda, on ju, et ei ole probleeme, Mhm. aga jah, ikkagi niisugused töökaardid või millega nagu ise tegutsed, on ju, ja tahad tulemusi saada, siis paraku on nad ikkagi isiklikult jah, minu omad. Okei. Ja ma ütlen ka sama, et võib-olla nagu kaardipaki põhiselt, et kui on mingid need nagu töökaardid, et siis see on tõesti minu oma ja ainult minu, aga et täpselt. võib-olla teised pakid, et siis mida võid siis nagu jagada või kui Mhm. vaja on. Et jaa mul oli üks küsimus peas veel, see kadus ära. sa võid, me hakkame varsti otsi kokku tõmbama, et on sul endal veel midagi öelda, mida sa tahad jagada enda tarokogemustest? no võib-olla see, et kes näiteks alustavad ikkagi on ju, et ikkagi võttagi need kaardid ja vaadatagi ükshaaval või võttagi nagu näiteks numbrite järgi. et see on ka päris huvitav tegelikult, et kui hakata niimoodi neid nagu noh, tehagi, panna kõik kaardipakid näiteks või kaardid pakist laua peale ja pannagi, et kõik kahed, kõik kolmed niimoodi ja siis käiagi ja vaadata, noh, ütleme, kui on võimalik hoida neid näiteks laua peal niimoodi lahti laiali, on ju. Mhm. et siis vaadata ja samastuda ja mõelda, et mis need siis kaardid täpselt tähendavad, on ju, et noh, see annab nagu tegelikult hästi palju juurde, et ka noh, võib-olla vahepeal, et kui juba tõesti nendega oled juba tegelenud mingi aeg, et siis lihtsalt nagu tuuagi nagu jälle neid võrdluseid ja vaadata, et okei, et võib-olla siis tuleb teisi taipamisi jälle. Mhm. et panna need suured arkaanid ja ütleme jah, väike arkaan kõik kokku ühte laua peale näiteks laiali ja siis hakata neid seal vaatama ja mõtisklema veel kord üle, on ju, et see on jälle niisugune huvitav, noh, mina olen seda nagu ikkagi vahelduva eduga nagu teinud, on ju, et vahetevahel. et päris Ja, huvitavad taipamised tulevad jälle järjekordselt, on ju, et oo, et see on ikkagi sellega nagu niimoodi, noh, kui neid võib-olla neid seoseid rohkem nagu hakata looma või mis iganes, et see on nagu päris huvitav teema jälle. ja et see on ja hästi lahe, kui sagi lahterdad nad nagu kas siis noh, nende mõõgad, sauad selles võtmes ja võtadki sealt need eri numbrid välja ja võrdled ja vaatad ja see on kindlasti õppimisel väga abiks, kui vaatad natuke teise nurga alt seda süsteemi, et tarod on ju tegelikult süsteem, et mismoodi nad meil süsteemis on ja nii, kui nüüd keegi vaatajatest tunneb huvi ja tahab sinu juurde tulla, kust sind leida saab?
Ma olen proua Roseni poes, Müürivahe 17, et Tallinnas, Tallinnas jah, Tallinna et vanalinnas. Tallinna vanalinnas veel täpsemalt öelduna jah, et ja Facebooki lehelt tegelikult saab kontaktid, et seal on isiklikult minu kontaktid, et täitsa võib ühendust võtta, kas siis meili teel või siis tõesti helistada või Facebookis ühendust võtta proua Roseni lehe peal, et kõik on võimalik. Ja see proua Rooseni Facebooki leht on siis sul, sealt leiab siis proua Rooseni nimeline. proua Rosen, täpselt, väga lihtne. Okei, väga põnev ja väga lahe vestlus oli meil, et saime nüüd päris mitmeid erinevaid taronippe teada, et kuidas sünnitaro vaadata, kuidas siin näiteks siis paremini taroteekonda alustada. Et see ongi tarojuttude põhimõte ja mõte, et me jagame selliseid killukesi, praktikaid, nippe, kuidas paremini siis enda kaartidega siin sina peale saada, kuidas paremini neid kasutada ja kuidas siis on, et võtan siia lõpetuseks siis ühest teisest pakist ühe kaardi, et võta ka, on sul veel seal mõni pakk, mida sa täna ei maininud, et võtame sellise viimase kaardi siis siin lõpetuseks. Minul tuli minu sünnitaro kaart, et see on kaariku kaart tuli välja, et kaarik on selline edasiliikumine, kui ma võtan selle esimese ruuni, mis teivas, et siis selline sirgjooneline edasiliikumine on siin kaardi peal näha, nii et kaarik 7, mis sul? Mul tuli, ta siis on müntide 10. Vau, see on ju ülihea kaart. et jah, selline tore. Nii et see on üks sellest Jersey kaartidest jah. ja väga kihvt, et müntide 10 minu jaoks küll sümboliseerib sellist väga head õnne ja Yes. edukat elu, perekonnaõnne ja head tööõnne ja edasiliikumine, et nii et teie kõik, kes te siin vaatasite selle taro juttude ära, olete nüüd õnnes ja edasiliikumises. Täpselt. väga head kaardid tulid igal juhul lõpetuseks. Väga head kaardid. Et soovime siis kõikidele head õnne ja edasiliikumist nii taromaailmas kui enda isiklikus elus. Mina, Triinu Sirge siis ja Rita Protten täname, et te vaatasite, kuulasite ja loodan, et siis saite siit mõne nipi endal kõrva taha pandud, kui mitte, siis vähemalt head soovid on teie poole teele saadetud, nii et see oli siis tarojuttude teine osa ja põnevate järgmiste kohtumisteni. tšau. Tšau.